Väga oluline on kõneleda selgelt, aga kõne peab olema ka ilmekas. Ehk siis sellest peavad olema eristatavad erinevad intonatsioonikõverad. Sinu kõne muudab ilmekaks see, kui ainuüksi sind kuulates on aru saada, millist emotsiooni sa parasjagu edasi anda püüad. Kui oled energiline, peab see kostma ka sinu kõnemaneerist. Kui esitad küsimuse, võiks see kõlada nagu küsimus. Su esinemine võib olla kui tahes hästi ette valmistatud, kuid kui sa kannad seda monotoonselt ette, ei jõua sinu sõnum kuulajateni. Paar knihvi, mida võiksid kõrva taha panna. Harjuta küsimuste esitamist. Erinevate küsimuste puhul peaks sinu intonatsioon olema veidi erinev. Miks küsimus kõlab ju hoopis teisiti kui kas küsimus? Näide, miks me nii palju toidule kulutame? Või kas sa tead, kui palju sa toidule kulutad? Samuti on erineva kõlaga retooriline küsimus ja küsimus, millele sa tõepoolest vastust ootad. Näiteks, olla või mitte olla? Selles on küsimus. On siin ka neid, kes ei tahakski siin olla? Heaks vahendiks ilmekuse parandamisel on luuletuste valju ettelugemine. Püüa näiteks võimalikult ilmekalt esitada Ernst Enno luuletuse 2 esimest salmi. Jälgi luuletust lugedes, et kasutaksid nii vaikset, valjenevat kui kõvemat häält ja et sa ei oleks monotoonne. Loeme koos. Nii vaikseks kõik on jäänud, su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb, on alles ees. Päev pole, öö ei ole, silm nagu seletaks, kui kuskil mäenõlval sa üksi seisataks. Püüa oma kõnesse alati sisse tuua just selline hääletoon, mis sobituks sinu sõnumiga kõige paremini. Kui tahad inimesi vaimustuma panna, ole energiline. Kui pead matusekõnet, ole harras ja vaiksem. Kui tahad kedagi noomida või hoiatada, püüa olla manitsev. Väldi kõige hingega monotoonsust, kuid ära ka üle harjuta. Sa pead ikkagi jääma iseendaks.